et saviteraapia vahendid on väga lihtsad. Kõigepealt on siis kõige olulisem on puust kast, siin, mis siin laua peal on ka. Ja selle puust kasti ma täidan saviga. Ja siin selle savi kõrval on veel ka kauss, kus on vesi sees. Ja siis on 2 tooli tavaliselt, et see tool, kus siis klient peal istub ja terapeut istub tema kõrval. Ja sellises algses variandis tegelikult muid teraapiavahendeid ei olegi. Et kui on väiksemad lapsed, siis vajadusel saab kasutada näiteks puupulki või midagi sellist, mida saab savi sisse ära peita, et neid otsida. Aga kõige alguses on ikkagi selline väga lihtne ülesehitus. Ja saviteraapia ei ole keraamika, et see ühisosa on see, et kasutatakse täiesti looduslikku savi, millega saab teha tõenäoliselt ka keraamikat, aga selle protsessi eesmärk ei ole otseselt midagi valmis teha. Võib teha muidugi ja lapsed seda tihtipeale ka teevad, aga see ei ole nagu eesmärk omaette. Nii et näiteks need, kes mõtlevad, et ei tea, kas nad julgevad tulla, et ei oska. Ja siis terapeut veel vaatab ka, et kas tuli piisavalt hästi välja. Ma lihtsalt olen sellega kokku puutunud, eriti täiskasvanute puhul. Et lapsed võib-olla nii palju ei mõtlegi, eriti need, kes käelise tegevusega on tegelenud. Aga täiskasvanutel ei ole see enam igapäevases elus ju tavapärane, et ma teen midagi kätega ja siis tekib nagu selline ebakindlus, aga see ongi ju tegelikult väga hea võimalus seda ebakindlust ületada, sest et täiskasvanule mõjub see ka väga hästi, kui nad saavad midagi enda kätega teha ja selle kontakti kaudu. Aga laste ja täiskasvanute teraapia erinevus on see, et lapsed teevad silmad lahti, nad on oma tegevuses rohkem nagu aktiivsed, väljapoole suunatud, aga täiskasvanud teevad seda tööd silmad kinni. Ja see tähendab seda, et neil on siis rohkem sissepoole võimalik liikuda ja usaldada seda enda seesmistunnet ja neid impulsse, mis tulevad ja mis ütlevad, et kuidas need käed peavad siis liikuma selle jaoks, et seda enda seesmisi, neid seesmisi siis vajadusi sellel saviväljal rahuldada. Et siit kuju kaasa võtta ei saa? Jah, siit koju kaasa ei saa võtta, et kui mõni muidugi teeb sellise väikese ja enda jaoks võib-olla väga olulise eseme, et siis seda ikka saab kaasa võtta, aga muud mitte, jah. Ja see töö on individuaalne, et see küsimus on ka tekkinud inimestel, mis on loomulik, et ega ei kujuta ju ette, et kas siin on siis ruumis on mitu inimest, aga valdavalt on see jah individuaalne, et mõne väikese lapse puhul on ka niimoodi olnud, et kui ta võib-olla esialgu kohe ei julge tulla, et siis vanem on alguses juures istunud, aga siis tasapisi, kui laps kogub julgust, siis saame juba omavahel kahekesi ka hakkama. Ma olen kuulnud, et siin on ka kass. Jaa, siin on kass ka, kes on praegu peitunud laua taha. Aleksi, tule vaata. Et siis nagu teraapia kass. Teraapias minuga kaasas, jah. Tule. Tema tuleb siis vahepeal Tule. vajadusel välja, kui Tule. No käed on savised. Nii, tema nimi oli siis? Tema nimi on Galaxy. Galaxy. Ja tema tuleb siis, kui on vaja abi äkki toetada või? Jah. Tuleb näitab ennast, jah? Jah. Tavaliselt ta ongi siin vaiba peal niimoodi, aga mõnikord, kui ta tahab, et siis ta läheb sinna nurka ka, et seal on tal turvaline. Ta kõik see niimoodi ongi nii, nagu ta ise tunneb. Nii on, aga kui mina kutsun, siis ta tavaliselt tuleb. Oleme niimoodi harjutanud.
sessiooni pikkuseks siis tavapäraselt on 1,5 tundi, aga see ei tähenda seda, et 1,5 tundi ollakse savivälja taga. Et alguses on ikkagi sissejuhatus, selline verbaalne osa, et saame natukene rääkida ja siis on see saviteraapia ja siis täiskasvanu saab jagada seda ka, et mida ta siis savivälja taga koges. Ja kuna lapsed tulevad tavapäraselt koos vanematega, et siis sessiooni lõpus on võimalik vanematele ka anda natukene tagasisidet selle kohta, kuidas meil teraapias läks. Väga hea.